Meil just juhtus tunni aja jooksul nii palju asju. Ei, jumalauda küll. Ole vaid, siin lõppebki tee. Aga nagu see hirmutas meid ära ja siis me ei oska nagu rääkida ka, et... Alustasime sõitu oma imelise ilmaga. Tänane öö oli nii, et sadas lihtsalt terve öö ja meile muidugi tilkus ka mõnusalt sisse. Ja nüüd siis kell on mingi 12:30 ja siis me alustasime sõitu Montenegro poole, aga sellega on ka Paar aga, jah. Montenegrosse ei tohi nimelt drooni sisse tuua, ilma et sa oled selle jaoks eelnevalt nende mingi ministeeriumi käest luba taodelnud ja nad on sulle loa andnud, et sa võid tuua. Et jah, no lendamise jaoks on veel eraldi vaja luba küsida, okei, lendamiseks. Ma ei pea seda lendama, aga see, et ma ei tohi tegelikult drooni üldse riiki tuuagi, see tuli mulle nagu üllatusena. Ma eile mingi öösel, siis kui vihma sisse saad, siis avastasin selle ja no, eks me siis lähme nüüd vaatame, et loodame, et nad siis läbiotsimist ei tee, siis vast ei ole hullu. Ja me väga kaua seal ei plaaniga olla, et me vaatame esimese asjana peame niikuinii mingi tourist office'i leidma, et ennast riiki sisse registreerida, maksta mingi tourist taxi ja, et seal peab maksma iga 24 tunni eest pead maksma ja ennast registreerima. Kui sa jääd kuskile kauemaks kui 24 tundi, siis sa pead ennast registreerima ja nii edasi, et ma ei teagi, kuidas see nagu käib, aga no vahet pole, me teeme vähemalt ühe ära või kaks või midagi ja ma ei tea, kuidas see käib. See 1 euro on muidu. Ja asi ei ole nagu rahas, asi on nagu selles protsessis, et see võiks kuidagi mugavamalt käia, aga no vaatame. Nii et vaatame, mis saab ja eks me anname teada, kas me saame piirit üle. Näitasid õue, kust me tulime, kuidas me alla tuleme. See on Dubrovniku lennuväli siin. Jah. Väga puud on ees, aga jah, seal siis on lennuväli. Aga olgu, vaata, mis saab. Me jõudsime ilusti Montenegrosse, aga esimese asjana viis meid Google Maps kuskile minitänavasse, kus me ei saanud normaalselt ümber keerata. Ja mis nüüd juhtus, on see, et peegel läks vastu seina ja meil on peegel puruks. Õnneks nagu suur peegel ei terveks, aga see väike on jah. Nüüd ma saan sõita vähemalt. Ei, jumalauda küll. Nüüd hakkab lammarist uut sädavat. Joh, ideest. Meil just juhtus tunni aja jooksul nii palju asju. See lihtsalt ei ole normaalne nagu. Seda ma näitasin teile, et meie peegel läks. Siis me olime nagu nii kitsas tänavas, kus oli võimatu ümber keerata.
kuni lõpuks me leidsime ühe augu, aga siis see oli ikkagi piisav suht kitsas auk ja siis ei saanud, nii et me lõpuks tagurdasime, saime teise auku asja veel. See selleks. Läksime siis sinna tourist office'isse, et saaksime oma mingid, mis iganes need tuuristaksid ja asjad ära maksta. Ei saa. On vaja campsite'i seda lehte, et sa oled olnud kuskil ja siis sa saad maksta. Aga me ei plaani nagu campsi minna veel, sellepärast, et meil on hetkel... Vajadust pole. No ja vajadust ei ole. No okei, pesemine oleks nagu ainukene, aga see on nagu savi, et me ei hakka selle eest maksma mingi 40 €, et saata pesta. Jah, campsid on päris kallid siin. Ja siin on, kuna siin on sama asi, mis Horvaatias, et ei tohi campsiga tegelikult nagu kuskil ööbida, siis oligi see, et me nagu ei ole mõtet nagu maksta 40 € selle eest. Ja siis me, okei, lähme siis minema. Otsustasime, et lähme siis Albaaniasse otsa ära, sõidame ära. Jõvame mingi, no. See peab täpsustama, inimesed ilmselt ei tea, et siin Montenegros nagu olla, sa pead iga päeva ennast ära regama seal, kus sa oled ja maksma mingit turismimaksu nagu. Ja kuna wild camping või nii-öelda siis niisama autoga kuskil metsas magamine ei ole lubatud neil seadusega, siis sa peadki kuskil seal campsite'is olema ja seda maksma ja vahel seda kontrollitakse piiri peal, kui sa välja lähed. Et kui sa oled mingi 3 päeva olnud riigis, siis küsitakse su käest seda tšekki või seal mingisugune roosa, mingi lipaks antakse. Roosa tiket või roosa pilet öeldakse. Ja kui sul seda ei ole, siis tekivad nagu jamad. Et siis sellepärast me otsustasime, et savi, me läheme otse Albaaniasse ära. Ja ilm ka ei ole siin väga parem. No ma nagunii ei plaaninud siin kauem kui 2 päeva olla või ma võib-olla maks 3. Kuna ilm on nagunii sakk ja me ei saa ennast ära regada, siis me otsustasime, et me läheme otse Albaaniasse ja tegelikult me nagu oleme seda reisi lõppu ka natukene lühemaks teinud või teatud põhjustel, et mingid muud põhjused, noh, tööle peab minema, olgem ausad. Sellepärast, et jah, et vahepeal on see muutunud, et siis me otsustasime skipida nüüd selle Montenegro. Ja siis nüüd sõidame siin Albaaniasse. Aga no see tee, mis meid siin Albaaniasse viis, läks ka mingi siuke kitsas tänav, 2-suunaline. 2-suunaline, kus mõlemal pool ääres, või ühel pool ääres oli sein ja teisel pool ääres oli kõnnitee ja 2 autot kõrvuti ei mahtunud sinna tee peale. Nii et üks auto siis pidi kas väga tee äärde seisma jääma, oleneva auto suurusest või siis kõnnitee ääre peale sõitma. Siis sai niimoodi ükskordist mööda. Ja maasikaks seal lõpus oli teetööd ehk läbi ei saanud sealt. Ja oli väike ummik, või mitte ummik, vaid see tupik. Ja siis me pidime oma suure bussiga jälle ümber keerama. Mingid kohalikud naised seal me vaatasid, üritasid natuke meid aidata, aga meie taga oli ka räme järjekord, sest et... No seal oli ma panen neid pardakaamera neid võib-olla, kui need mingit aimu annavad, kui kitsas seal oli. Aga seal oli jah niimoodi, et kui otse läksid, oli teetöö ja siis natuke enne seda otse minekut, ütleme mingisugune 6 meetrit, sai paremale keerata, aga seal oli ka mingid tellingud, kus alt me läbi ei mahtunud mingi väiksesse tänavasse. Ja sealt tulid autod välja ja tahtsid keerata ja siis ma sõitsin sinna otse ära, jäin sinna seisma, et ootan, kuni autod ära lähevad, aga seal oli teisi ka, kes valesti sõitsid, tahtsid ümber keerata. Sul oli siuke see ja siis ma lõpuks panin lihtsalt tagurkäigu sisse ja keerasin tuimalt sinna ära ja siis panin üle äärekivide iga asjada ja tulime sealt tulema nagu, et... Täiesti kohutav. See oli väga, nagu tikutopsis keeraks kuradi bussiga ringi, see oli päris huvitav. Ja kell on nüüdseks juba 1:30. 1:30. 1:30, jah. 1:30. Ja me ei ole endiselt isegi hommikut söönud. Ei ole söönud, jah. Nii et, aga me sõidame, vaatame, mis vibe'i on ja liigume lihtsalt edasi siit maailmast. Ja Montenegro jääb meie jaoks siis läbisõiduks seekord. Seekord jah, läbisõiduriik. Aga ma arvan, et me selle kaudu ka natuke saame aimu, mis... Ja kuna siit see tee, mis sinna läheb, on mingi 50 kilomeetrit tunnis mööda rannikut ainult minna, nii et siis ei ole nagu mingit seda, et ei näeks, et midagi ikka näeb. Midagi ikka näeb, jah. Võtame talt peegli ära. Igatahes. Meie missioon on võib-olla saada peegel kuskil lammutusest ja võib enne. Ja äkki kuskilt Albaaniast või kuskilt, kui näeb mõnda lammutust, lähen küsin, aga
aga ei, ma sain ta õigesti paika nüüd ja ta isegi liigub, ma saan reguleerida teda isegi, aga see väike osa, see, mis kuradi tagurdamise osa ja mis mul äärekivi näitab, see on väga viltu. No ma proovin, võib-olla ma saan selle ka õigesse asendisse, siis ei ole nagu oluline. Aga suunatuli on ka katki seal küljes, et siis tuleb, enne Eestis tuleb ikka korda teha, sest ülevaatusele vaja minna. Ja me tuleb nagu maikuus kohe ülevaatus ka. Nii et see on lõbus. Aga olgu. Siin on mingi ülisuur waterfall. Kaks teadmatuses inimest, sest Elon Muski tööta netti pole ja Maps sai otsa, nii et me ei tea, kus me sõidame. Kus sa ei Albaaniasse sõidama? Albaaniasse, jah, lihtsalt. Mis teed pidi? Lihtsalt, kas see on õige tee, me ei tea? Me ei tea. Me lihtsalt keerasime kuskile, mis tundus, et äkki oli Albaania linn, aga võib-olla ei olnud. Nii et jah. Mis seal ikka? Vaatame, äkki jõuame kuhugi. Meie tänased seiklused jätkuvad. Me sõitsime piirist läbi, aga sõitsime nagu Montenegrost välja. jah, aga sisse ei... Pole punkti nagu, piiripunkti pole Albaania pool nagu. Lihtsalt sõitsime tuima näoga või siis olid nad 2-8 putkas või? Kõrvuti putkad, ma ei tea. Igastahes nagu, ma nagu Albaania poole pealt ei näinud mitte kedagi. Jah, me lihtsalt sõitsime, nüüd me mõtleme, et kui me jätsime stepi tegemata, et siis sõidaks ju politsei järele või... Ma ei kujuta ette. Ma lihtsalt ei saa aru. Ja templit ka ei pandud, et me välja läksime Montenegrost nagu. Jah. Siis peab hakkama kohaliku rahaga arvutama, aga ma ei tea, mis see valuuta on. Kohe sõidame natukene, üritame leida mingi koha, kus me saame seisma jääda, vaatame, paneme interneti ja sealt käima. Norrakas. Norrakas. Igast ma ei tea. Võib-olla me oleme räiged illegaalid nüüd. Aga võib-olla see ongi normaalne siin, ega ma ei tea. Ei, no me ei teagi, jah. Me ei tea midagi, me ei tea. Pole nii palju ette lugenud, sest pole nagu... Polnud veel plaan tegelikult täna kohe. No just, jah. Ma ei tea. Vaatame. Igatahes me jõudsime Albaaniasse. Ma ei mäleta, mida me viimati filmisime. Vist seda, kui me eksid olime või? Või filmisime peale seda, kui me Albaaniasse ka jõudsime või? Vahepeal sa filmisid seda kuradi mõnusat tänavat, kus me sõitsime. Igatahes praegu on nii lood, et me jõudsime ööbimiskohta. Alguses Maps jälle pani meid valesse kohta ja jõudsime mingi täiesti, ma ei tea kuhu. Aga need teed siin on praegu olnud nii, et veis viib meid kuskile nii kitsastele teedele, kus me peame jälle mingit tagurdama ja ma ei tea, mida tegema. Ja siis me jõudsime nüüd siia ööbimiskohta. Ja siis nagu üks auto tuli meile vastu siin ööbimiskohta, see on nagu mingi tupik, seal on vesi tuleb ette, on ju. Ja siis see auto lihtsalt jäi meie auto ette seisma. Meil full nagu paanika. Ei, ma isegi tagurdasin. Ma olin natuke nagu tee peal, ma tagurdasin nagu tee pealt eest ära, et ta saaks mööda sõita. Ja siis vend lihtsalt sõitis ninaga minul järgi kogu aeg tee äärde välja nagu. Ja see oli nii hirmus, nagu me ei saanud aru, et mis nüüd on. Ja siis see tüüp jäi nagu tuli meie auto kõrvale oma autoga ja siis tegi akna lahti, siis oli mingi hello, how are you ja mingi siuke, no tegelikult ta nagu ei olnud pahatahtlik, ta oli tegelikult jumala sõbralik, aga nagu see hirmutas meid ära ja siis me ei oska nagu rääkida ka,
ja noh, siis ta hiljem tutvustas, et ta on seal üleval farmis elav, et kui me kommentaare Park Fortnite'is lugesime, siis me saime aru, et see on ilmselt seesama tüüp. Aga nagu, miks sa pead niimoodi tulema meie juurde, see oli nii hirmus. Aga no praegu, noh, me oleme pimedas sõitnud ka, et me ei saa nagu mingit järeldusi teha. Praegu on olnud nad hirmus. Need tänavad ja me oleme mingi hiiri ja rotte näinud tänaval jooksmas ja noh, jah, igatahes ei oska seisukohta võtta. No tänane terve päev on olnud väga pekkis. On jah, tänane päev on olnud väga, väga kohutav igapidi, nagu üks jama jääb teistega. Nii et vaata, mis homne toob. Homme uue hooga. Jah, et üritaks vaadata, et me täna öösel ellu jääme, et ehk see oli see farmimees, ei olnud mingi suvaline jolla, kes meid mingi, ma ei tea, öösel röövima tuleb. Nii et vaatame. Ja siis on homne ja siis äkki on nats ilm ka parem, et siis saaks vaadata, mis siin kas või parklas ümbruses on. Ja peale seda siis vaadata, kuhugi edasi sõita. Vot, olgu, bye! Hommikust siis Albaaniast. Öösel sadas jälle mingi must miljon vett taevast alla lihtsalt. Aga muidu oli täielik vaikus. Või noh, vaikus, sa ei kuulegi midagi, sükest vihma tuleb alla. See ei ole süke nagu tavaline vihm, vaid see on nagu, ma ei tea, keegi viskas kogu aeg pangega vett pähe. Ma ei ole jälle hästi maganud. Aga jah. Siuke koht siis. Siin on tamm. Ja siin läheb siis siuke. Ja igal pool ümber mägede peal on siis lambad. Ja see mees, kes meid eile natuke piiras ka, on ka üks lambakarjus. Vai vist ilmselt. Ta veel öösel korra sõits mööda, või öösel õhtul sõits korra mööda, see oli piipu meile siin ja. Aga jah, ma ei ole kindel, kas see on tema maa äkki, kus me üldse oleme, või on tema maad seal üleval. Võib-olla ta maad on seal üleval, et käis oma lambaid ja vaatame ja karjatama. Aga siuke place, täitsa imeilus koht. Tegelikult. Ja eile me siis tegelikult alguses sõitsime sinna teisele poole. Aga seal oli siuke tee, mida siis kannatanud autoga sõita. Ja siis me sõitsime sealt tagant ringiga siia poole, et tegelikult see Park Fortnite'i märk oli nagu siin. Ja siis me sõitsime nagu, ma nüüd seletan siis valges, kuidas see oli. Vaadake, kes piilub sealt. Aga ma olin seal tee peal nagu, auto oli teistpoodi ninaga nagu siia poole, kust ma tulen. Ja siis seisin seal ja mõtlesin, et noh, pimedas ei tundunud ka see tee nii hea nagu, et lähen vaatan, mis siin nurga taga toimub taskulambiga. Ja lähen siit nurga taha, järsku tuleb sealt auto nagu. No ja siis ma panin vuta kähku autosse tagasi. Et noh, ajan tee pealt täiesti ära, et teine saab mööda sõita. Ja siis tagurdasin nagu sinna, sellesse taskusse või mis see seal on nagu sinna. Ja siis see vend sõitis nagu järge niimoodi ninaga täpselt meile. Enne kui ta nagu keskele, enne kui ta nagu kõrvale tuli ja akna alla lasi. Ja siis ta rääkis nagu sõbralikult inglise keeles juttu või noh, ma ei tea. Aga ikka pimedas oli nii nagu, ikka kõhe siuke ja no Kärt täitsa värises seal. Aga siin on ikka üli ja no nii vaikne on, et see on täitsa haige kui vaikne. No, ainult lambaga kellad ja värgid. No ütle ka tere hommikust. Good morning. Sul selja taga on ka lambad, kallis. Üleval mäe otsas. Mäe otsas. Need on lambad.
vahest mõni kukub ka. Ma nüüd tunnen halvasti, et me seda Antoniat kartsime. See ei ole see Antonio ju. Ei, see ei ole sama. Vana või? Jah. Ma ei tea, ta ilmselt käiski oma lammast juures, vaata, kui ta õhtul läks veel autoga. Et siukse tormiga võib-olla vaatas, et nad kuskil oleks. Nii. Äkki me näeme teda veel. Aga no, see olukord oli siuke ja päev oli ka siuke. No just, me olime juba kõigeks negatiivseks valmis. Just. Me olime juba negatiivselt meelestatud kõigeks. Aga praegu on väga ilus. No siin on ikka väga mõnus. Vaatame. Aga jah, siin on nagu mingi kaevandus ka olnud või midagi. Siin on vist midagi nagu, ma ei tea, kaevandatud. Või midagi on seal, sealt vist saab veokaga sisse kaalata ja siit tuleb välja midagi sorteeris või mingi siuke värk. Äkki kivi purusta, äkki tehti seda, äkki tehti mingit killustikku siin siis. Et ei tea. Vot ei tea. Aga siuke koht siis jah. Ja kui vihmasadu järgi jäi, siis oli nagu väga mõnus. Aga see vihmasadu, mis tuleb, see ei ole ok. See, see kogus vett, mis alla tuleb korraga, see on nagu, see ei ole nagu, tahaks, kui sa oled bussis ja see vihma tuleb mõnusalt, siuke krabistab. Aga see on mingi siuke, nagu keegi tambiks lihtsalt sul kuradi pea kohal lihtsalt kogu aeg, see on nii rõve. No mu Kärt saab magada, aga ma ei maga üldse niimoodi. Vot nii. No jah, panen klapid. Vot. Olgu, me hakkame siis vaikselt ennast püsti ajama ja... Ja siis läheme lõuna poole edasi, jälle 5 minutit juba räägitud. Ehk täna tuleb parem päev kui eile. Me jõudsime siis kämpsi. Me täna otsustasime, et me läheme, sest et meil on vaja pesta, meil on vaja vett puhastada. Ja siis me mõtlesime, et kuna ilm on nagu on, et siis me läheme kämpsi. Ja leidsime 15 euriga. No, vorst ka siis on 17. On ja vorst pidi tööle minema. Ja kõik asju saab siin teha. Väga tore omanik oli, rääkis juttu, kõik asju. Ja siin lähedal on selle omaniku restoran ka, kuhu me õhtul plaanime sööma minna. Ja siis täna plaanimegi niimoodi lihtsalt lebapäev, sest see ilm on nagu on. Jälle sajab. Õhtupoole pidi ilusamaks minema, aga no kes seda teab. Ja oliivipuud siin, siis siin on kilpkonnad ja kõik siuksed. Pesu saab vaja seal pesta. Elektrit saab, wifi on, kuigi meil on olemas enda oma, aga saab ka siis seda netti kasutada. Nii et 15 euriga küll ja veel saab hakkama ilusti ja vaatame siis homme edasi, mis me siis teeme, et kuna need teed on siin nii jubedad, nagu me sõitsime jälle, ma ei tea, mis teedelt ja meie buss teeb juba päris ilmselt häält, et võib-olla sõidame Kreekasse, aga me ei tea, kas Kreekas on parem seis nende teedega. Nii et jah, eks näis. Ja sina ei söö ühtegi turtlit ära, vastu kilpkonni ei söö. See on siis see parkimisplats. Siin on ja siis üleval on ka veel. Ja seal üleval on ka veel siuksed hatid, ehk siis ma ei tea, kuidas eesti keeles on. Mul on nagu keele peal onnid. Aga noh, tegelikult need on siuksed väiksed majakesed, et seal saab ka ööbida, kes nagu soovib. Aga siuke mõnus oliivipuud on siin. Info on seal kõik, kus saab vetsu, kus saab pesta, mis kell ära minna. Siis seal on ka kirjas, et sa saad osta oliiviõli ja kõiki siukseid asju. Ja nende enda tehtud siis, kuna oliivipuud siin on. Aga mina tulin nüüd otsima kilpkonni, sest siin peaks olema kilpkonnad ja mina tahan näha kilpkonna. Seal on kannad. Aga ma tahan kilpkonna näha. Nii et otsin. Ei leidnud kilpkonni, ma ei tea, kus nad on.
vaatasin, et siin on nagu mingid basseinid, siis ma mõtlesin, et äkki nad on praegu pandud nagu basseinid oleks. Aga ei olnud seal. Nii et ei ole sad story. Tulime sööma. Siia samma selle campsite'i omaniku restorani siis, nii et vaatame, meil on ainukesed inimesed. Ja tundub, et üks mees on tööl siin ainult, kes siis läks nüüd meile süüa tegema. Et jah, aga noh, vaatame, mis see tuleb. Aga vaated on sealt väga ilusad. Ja see söögikoht on iseenesest ka päris ilus. Õues saab ka istuda. Aga noh, praegu ilm muidugi ei soosi. Noh, nüüd praegu hetkel päike väljas saaks istuda, aga ma arvan, et külm on. Nii et võt. Tuli päikseloojangal sööma, jah. Hiljem pean pimedas seal alla kõndi. Int sai söögi kätte. Rets kogus nagu. See vist lammas, nagu ma aru sain. Siilad salatid, mingid grillitud köögiviljad. Ja see on lambajuus. Kitsa. Kitsa. Ja frikad. Ja sai. Mu toit ka saabus. Risotto kana ja spinatiga. Nii et proovime ära. Nii, me saime söödud. Seal, kus see kollane tuli üleval on, kollane tuli. Seal sõime, nüüd me tuleme alla siit. Tuleb otse trepp meil campsite'i, otse trepp sealt. Kuna omanik on sama, vaata, see on ühe omaniku oma. Siis ta on siia teinud täpselt sükse trepi. Isegi vaata, tulukesed põlevad campsi välja. Aga see söögi experience oli väga põnev. Et me nagu näitasime sööke, mis me saime. Söögid olid tõesti väga head. Isegi Kärt ütleb, et on head. Oli head. Ma sõin peaaegu terve selle taldriku ära. Taldriku sõid ära, jah? Kärt sõi terve taldriku ära. Tegelikult ei söönud, aga see portsud olid nii suured. Ma igistasin kõik muu sisse peale salati. Kõik kurgid, tomatid sõin ära. Aga tema sõi minu tomateid, aga ühesõnaga, me teadsime, et siin on see resto, on ju. Ja siis me et lähme õhtust sööma siia. Või no juba hommikust oli siuke plaan. Ja siis läksime sööma, lähme sinna ülesse, teeme ukse lahti. Ja siis seal seisab üks siuke vend. Noh, kuidas ma nüüd viisakalt ütlesin? No siuke tavaline nagu Albaania vend, noh. Ma ei ütleks, et oss, ma ütleks siuke, pigem siuke vend, kellele sa arvad, et ta võtab sul rahakoti ära, mitte et ta sulle süüa annab. Ja ta oli see päkijope ka seljas. Ja ta ei olnud nagu leti taga, vaid ta oli leti ees. Et ma alguses mõtlesin, et see mingi klient, vaata, tellib midagi. Aga ei, võttis siis tüüp jope maha, tõi meile menüüd. Adi dress seljas, tossud jalas, siuke konkreetne lehmakett kaelas, siuke vend. Ja ma olin küll mingi, no nii, mis me nüüd saama hakkame. Mõtlesin, et okei, teenindaja on siuke. Ei, see sama vend tegi süüa ka. Läks, võttis tellimuse vastu, läks taha, tõi joogid lauda, läks taha, pesi käed puhtaks, hakkas süüa vorpima. Ja päris kaua tegi, mitte päris kaua, aga 20 minutit läks, ma ütleks. Jah, mingi 20 minutit, siuke tavaline aeg, aga kõik asjad, sa nägid, kuidas ta tegi nagu. Köögi uks oli lahti, et oli näha, et ta ise tegi seal, et see ei olnud see, et pole ettevaatlik. Et see oleks mingi, et vend pani asjad mikrouuni. Ei, vend ilusti tegi kõik asjad seal, Ja toit oli nii hea lihtsalt. Pärast tuli mingi teine samasugune veel, ma ei tea, täpselt ühte nägu olid. Ma arvan, et need on äkki selle omaniku pojad või midagi. Aga nagu ülihea toit lihtsalt. Ja täiesti üllatav kogemus nagu, et siuke vend tegin. Aga jah. This is Albania for you. Welcome to Balkans. Aga ei, tegelikult jah. Ja me läks 30 eurot. 30 eurot. Jah, 30 eurot. Mis ei ole üldse sellise toidu kohta, koguse kohta palju. Ei ole jah, et kõhud on punnis täis ja joogid olid ka ja kõik jutud, et väga-väga hea kogemus, väga hea kogemus. Väga mõnus.
nii et nüüd on söödud, aga nüüd ei olegi muud kui pessu ja tuttu põhimõtteliselt. Aga olemegi ka oma kämpsi jõudnud. Buss on seal, varst on bussis ja siin on kämps, Aku saab kohe tühjaks appi. Aga ühesõnaga, loeme siit oma õhtu kokku vist. Ma arvan, et me rohkem ei filmi täna. Jaa, tšau! Tšau!